Tere kõigile! Järjekordne Elupalli taga saade on kohe-kohe teie ees. Tänane saatekülaline on mul mees, kes jõudnud elu jooksul mängida välisliigades küll ja küll. Nüüd otsapidi on ta Eestis tagasi. Tere tulemast saatesse, Ilja Antonov. Ja, tervitused kõigile. Mul on rõõm olla siin praegu. Loodan, et intervjuu tuleb väga huvitav. Kindlasti. Räägi algus teistele ka, kuidas sina ise üldse jalgpalli juurde jõudsid ja mis su see lugu seal taga on? No, nagu ma mäletan, ma olin äkki 5 aastat vana ja üks päev isa tuli minu juurde ja pakkus mulle äkki sa tahad proovida nagu jalgpallitrennis, siis tema ka kunagi lapsepõlves ka tegi kõvasti trenni nagu, aga no jalgpalluriks tema ei saanud ja ma kohe mäletan, et see oli Tallinna jalgpallikool, meil oli kollane vorm seljas esimesel treeningul, et kindlasti kõik poisid olid natukene vanemad kui mina, suuremad kindlasti ja esimesed treenid ma lihtsalt vaatasin nagu kuidas pall lendab nagu õhus. Aga oli sul mingi teisi trenne ka või? Noorena proovisid sa mingid teisi trenne ka? Või kohe oli ainult jalgpall ja? Jalgpall, jah. Ainult jalgpall oli, algusest oli ainult jalgpall, et läksin, mulle meeldis. Ma midagi ei saanud. Alguses ma ei saanud aru, mida üldse vaja teha, aga mulle meeldis kogu see nagu kogu see protsess, mis toimub treeningutel, kõik nagu jooksuvad kuskil karjuvad ja niimoodi ja niimoodi läks. Aga hilisemalt proovisid sa kõrvalt hobina mingit teisi spordialasi ka või oligi ainult see jalgpallirada? Hobina niimoodi ma ei tegelenud millega kõrval, aga mingis vanuses isa ka saadis mind kergejõustiku trennile, et ma saaks natukene kiirust juurde või jooksutehnikat juurde, et aga kui praegu vaadata, ma ei ole kõige kiirem lõppude lõpuks, aga äkki jooksutehnika. Aga kas kui sa praegu mõtled, kas see tegelikult võis aidata ikka kaasa ka, et käia kergejõustiku trennis? See kindlasti mingil perioodil kindlasti aitas mul, sest ma juba lapsepõlvest olen nii-öelda aeglane. Ma ei olnud nagu isegi kui koolis kehalise kasutuse tunnil, ma ei olnud kõige kiirem nagu. Aga jalgpall on sport, kus kiirus ka mõjub nagu ja teeb erinevuse. Et kindlasti kui keegil on võimalus või tahe proovida, see nagu käib koos, sest tänapäeva jalgpall ongi palju füüsilisem, rohkem jooksmist, rohkem intensiivsust. Kui sul noorena, sa ütlesid 5-aastaselt või? Läksid jalgpallitrenni? Oli sul kohe siis, see kuidas öelda, mõned aastad hiljem oli sul mingi siuke kõva eeskuju ka, keda sa mõtlesid, et ma tahan selliseks jalgpalluriks saada? No muidugi Ronaldo, see nii-öelda originaal Ronaldo, esimene Ronaldo. Ja tema, kui temal oli see nagu huvitav soeng MM-il 2002 vist, siis ongi see oli esimene eeskuju nagu. Kellega kõik lapsed tahaksid saada. Ja, tegid endale ka selle soengu ei teinud? Ei teinud. Igaks juhuks. Vanemad ei lubanud vist. Okei. Millal see osa tuli, et nüüd hakkame tõsiselt tegema, et algul on ikka tore ja vahva jalgpalli mängida, käia trennis, aga lõpuks see, et nagu kuuled, sellest võiks isegi nagu töö tulla. Et millal see tuli? Ma võin öelda, et üsna varakult see tuli, sest nagu ma mäletan, esimesel või teises klassis koolis meil oli mingi kodune ülesanne nagu kirjutada kiri, et kellena sa tahaksid olla.
ja ma mäletan kindlasti, et ma hakkasin kirjutama seal, et ma tahan jalgpalluriks saada, mängida, ma ei tea, staadionitel, et kõik, no, seda elada. Ja pärast ma mäletan, et kui õpetaja nagu vaatas seda kirja, ta üle küsis mind nagu, kas on tõesti selline nagu amet nagu jalgpallur? Ma ütlesin, no jah, inimesed mängivad, teenivad raha nagu. Aga no see ei olnud tol hetkel nagu täpselt see, et ma tahan ma tahan saada kindlasti, see on lihtsalt lapsepõlve unistus, et kõik see nagu tõsine soov tuli palju hiljemalt nagu. Okay. Aga oskad öelda, millal sa aru said, kuule, et minust võibki saada? Et nagu mingil, oli see juba siis, kui sa olid siuke 14-15, et kuule, et äkki ma saangi terve elu mängida jalgpalli või nagu mitte terve elu, aga järgnevad 20 aastat? No kindlasti ma arvan, et kui me Puumaga hakkasime mängima juba täiskasvanud jalgpalli, teises liigas me äkki 4. isegi alustasime ja iga aastaga nagu tõusime üles ja niimoodi nagu saime esiliigasse. Ja seal mängisime juba, siis seal juba see nälg juba tuleb, et tahan. Aga kas mul on õigus 2012 või? 2012 sa läksid Levadiasse? Jah. On ju. Aga enne seda sa mängisid veel 2 aastat futsali, saali jalgpalli, koondises ka? Ma võin öelda, et ma mängisin ainult koondises. Okei. See klubis kuskil ei mänginud? Ei mänginud, jaa. Me seal tegime trenni Puumaga ja meil oli Gert Havistu ka. Ma võin öelda, mängiv treener ta oli. Meil oli Aivar Tiidus peatreener ja Gert Havistu aitas teda nagu väljakul ja tema tol hetkel oli vist, kui ma õigesti mäletan, ta oli peatreener ka saalikoondises. Ja ta võttis 1-4 nagu Puumast noored poisid me olime, aga kindlasti tehnika meil oli juba, et sellepärast ma vaatasin jah, et päris huvitav, et sulle ikkagi, et teades jalgpallisõbrad sind teavad ka, et sulle tehnikaga oled nii sina peal, et see oli päris huvitav, et sa ikkagi nagu 10 koondise mängu said tehtud saali koondises ja lisaks siis lõid seal 1 värava ka. Ja Inglismaa vastus see oli. Ja see oli mingi valikturniir. Ja, et me sõitsime, ma mäletan, äkki Makedooniasse. Ja Skopjes see oli turniir ja esimene pool aeg lõppes, et 2-0 me juhtisime. Ja siis tuleme riietusruumi, kõik vanemad mängijad ütlevad, davai, veel 1 pool aeg ja me teeme ajalugu. Aga ei vedanud. 3-2 kaotasime. Mis aga siis sa veel ei olnud professionaalne? Ei olnud. Siis veel keegi sulle nagu otseselt palka ei maksnud? Ei. Siis koputas uksele Levadia, kuidas sa sinna said 2012? 2012, jah. 2011 me mängisime Puumaga esiliigas, oli päris resultatiivne hooaeg minu poolt, et see oli, ma võin öelda niimoodi, see oli aeg, kus ma veel lõin väravaid, andsin väravasöödud ja üsna siuke hea hooaeg oli taga. Ja siis sel talvel juba läks konkreetselt see soov, et praegu juba ma tunnen, et olen valmis juba mingi raha teenida ja teha 1 samm ettepoole karjääris. Aga kes see helistas sulle või kuidas see käis? Kuidas mäletad? Kuidas see käis? Seal oli päris huvitav ka nagu, et esiteks esimene klubi, kes tahtis pakkuda nagu need tingimused, et väike palk ja professionaalne staatus oli Infonet. Ja tol hetkel nad mängisid ka esiliigad ja me vastu ka, me mängisime teine teise vastu. Et
ja oli niimoodi, et äkki see oli, no näiteks see oli neljapäev, kus nad helistasid mulle, me saime nagu kohtuda, me arutasime kõik asjad, et nad ütlesid, mida nemad näevad, ma rääkisin, mida mina tahan ja üldkokku nagu, et me surusime juba käed nagu. Okei. Aga mingid paberid me ei allkirjastanud. Ja siis ma kuidagi oli niimoodi, et üks vana nii-öelda sõber, aga ta on juba nii-öelda päris juba vanuses oli. Ja ta ka Pumas oli meil direktor ja aitas nagu klubilt väljaspoolt. Ta oli ka sponsor, et niikuinii, kui jalgpalli mängida, mingi raha peab olema, et klubi elaks nagu. Ja ma lihtsalt ütlesin talle, et Infonet pakkus mulle lepingut ja ma ütlesin jah, aga me ei allkirjastanud veel midagi. Ja siis järgmisel päeval, näiteks laupäeval, ta helistas mulle tagasi ja ütles, et homme meil on, me kohtume Sergei Khahlov-Simpsoniga olümpias. Ja siis ma olin täitsa šokis sellest momendist. Ma olin täitsa šokis, et ma ei uskunud, et see võib tulla nagu. Okei. Aga kuidas see läks? Seal te lõite kohe käed siis või? Ja kuidas see siis Infonetile teada andsid ja kuidas see välja nägi? Me kohtusime, me arutasime kõik asjad ja kui sulle Levadia tuleb ja pakub midagi ja sa isegi ei olnud veel Premium-liigas, sa ei mänginud mitte ühtegi mängu ja sul ei olnud professionaalset staatust. Muidugi ma ütlesin jah ja pärast seda ma helistasin Infonetile ja oli siuke natukene pingeline kuidas öelda. Moment. Ja pingeline moment, aga no nad said aru minust. No muidugi. Eesti üks suurimaid klubisid tuleb koputama, siis eks nad lõpuks ikka saavad aru. Ja me teame seda ajalugu edasi, mis nendest kahest meeskonnast ju sai. Mis sa mängisid seal esialgselt siis 2012 kuni 2016 ja hiljem tulid tagasi Levadiasse. Mis selline selle tagasivaatesse, mis selle suure klubi kõige suurem probleem on? Või selle hetkel oli? Kui esimest korda ma läksin ära või teist korda? Ei, mitte isegi, et kui sa veel ära läksid, aga üleüldiselt, üldse nagu sel hetkel Eesti jalgpallis, mis selle klubi mõistes oli siukseid nagu probleemseid kohti ka või sinu jaoks oli ikkagi kõik oli uus ja huvitav ja kõik oli hea nagu, et... Ei, ma võin öelda, et kuna mina olin noor, ma tahtsin midagi saavutada jalgpallis, ma ei pööranud oma tähelepanu probleemidele. Et ma lihtsalt nautisin, proovisin teha maksimumi, mida ma saan teha, näidata ennast ka, sest kui sa oled noor, sa ikka tahad ennast näidata. Et pärast kui juba vaadata, et resultaat seal Levadias on number 1 ja keegi sulle ei anna nagu aega selleks, et sina areneksid, sul aega ei ole. Sa pead, nagu välismaal, sa pead kohe tulema ja kohe näidata, esimeses treeningus kohe näidata, et miks sa oled siin. Aga see teises küljes see ei ole probleem ka nagu tõsine probleem, see on lihtsalt tingimused sellised. Ja sa pead hakkama saama, kui sa tahad progressi teha. Aga peale seda 2016, peale seda hakkas su see välismaa asi pihta, 2017 läksid Austria teise liigasse SV Horni. 2017. Kuidas sa sinna jõudsid omadega, kuidas see asi sulle laua peale tuli? No pärast seda 5. aastat Levadias mul leping lõppes novembri lõpus ja ma otsustasin, et tahan välismaal jätkata, et mul on vaja juba vahetada atmosfääri, vahetada nii-öelda töökoha. Et
et lihtsalt uued emotsioonid saada ja proovida seda samm edasi teha. Tol hetkel minu jaoks oli raske talvel leida midagi, sest Euroopas ju nad mängivad suvest suveni ja ei ole nii, et paljud klubid otsivad nagu kaitsvad poolkaitsjad endale talvel. Ma käisin proovimas Poola meistriliiga meeskonda, et seal ma nädal aega olin. See treener, kes kutsus mind sinna, kes oli seal tol ajal, ta ütles mulle nagu reedel, ta ütles, et jah, sa oled huvitav, me oleme ka huvitatud, et lenda tagasi Eestisse ja järgmisel nädalal mitte 100% sõlmime lepingut, aga kindlasti arutame asja edasi. Aga laupäeval nad mängisid mängu ja see peatreener sai kinga. Jah, et jah, võib niimoodi ka olla. Ja siis nagu seal ma sain ilma lepinguda ja siis ma tegin trenni iseseisvalt ja jaanuari lõpus alles tuli see pakkumine, et SV Horn Austria esiliigast. Seal olid sponsorid olid Jaapanist ja Keisuke Honda, endine nagu jalgpallur, kes kunagi mängis heal tasemel. Oli seal ka nagu klubi juhtkonna sees. Ta ei olnud koha peal, aga ta kindlasti jälgis, kuidas asjad käivad ja nii-öelda manageeris või seda asja, et tulin sinna, 3 päeva olin seal, tegin trenni, 1 sõprusmäng ja siis nad võtsid mind. A tase oli, kuidas see tase seal oli võrreldes sellega, kus sa tulid? Levadiasse tulid, oli see nagu kõrgem või sama? Ma võin öelda, et meeskonnatase ei olnud palju kõrgem. Ma võin öelda üsna sarnane tol ajal, aga kindlasti see liiga on palju ühtlasem oli. Et seal on päris füüsiline jalgpall, kõik jooksevad, kõik see intensiivsus on palju suurem. Tol ajal oli palju suurem kui Eestis. Aga mis seal siis juhtus? Sa 2-aastase lepingu sõlmisid, aga läksid peale 4 kuud? Kaks ja pool aastat mul oli tehtud leping, et klubil oli kindlasti soov jääda Eesti liigasse, sest kui mina tulen, olime vist 8. kohal ja esimese mängudega nagu läksime ülespoole ja mingi märtsi keskel me olime juba seal kuskil tabeli keskel. Ja siis see hooaja lõpp meil täitsa nagu ei sujunud niimoodi, nagu tahaksime. Ja me langesime Eesti liigast ja Austria 3. liigas kindlasti ma ei tahtnud mängida. See oli siuke osapoolte kokkuleppel siis? Jah, kindlasti jah. Keegi ei surunud mind niimoodi ära, et me lihtsalt leidsime hea lahenduse, et lahku minna. Okei. Siis sa läksid edasi sealt Sloveenia kõrgliigasse Rudar Velenje, eks? Jah. Oli see. Samuti 2-aastase lepingu tegid ja kuidas see teekond sinna oli? Kuidas? No see oli minu jaoks huvitav periood, kus oli kindel saam ettepoole tehtud, sest ma vaatasin juba, kuidas vanemad jalgpallurid siit Eestist, kuidas nemad liikusid, mis liigades nad mängisid ja tol hetkel Kostja Vassiljev juba tegi endale nime seal Sloveenias, et kindlasti ma palju ei mõelnud, läksin sinna ja see oli hea otsus. Tagant järgi ma saan aru, et see oli hea otsus. Aga need tingimused ja kogu see oli tipptasemel seal?
Treenitingimused. Jah. Jah, kindlasti ei ole nagu niimoodi, et kõik üli uus ja kõik nagu päris värske, aga jah, vana stadion, aga tingimused kõik, mis on vaja, sul oli. Et kindlasti noored mängijad arenevad seal ja see on turg, mida jälgitakse väljaspoolt, et selle nii-öelda endise Jugoslaavia maadelt päris palju häid järgpallurid tuli. Olid seal kokku umbes aasta? Ühe hooaja või? Jaa, üks hooaeg. Aga sul sõlmisid algul 2-aastase lepingu seal, miks sina siis pidama ei jäänud? Või mis see põhjus oli, mäletad? Esiteks meil oli päris edukas hooaeg, me saime 4. koha meeskonnaga, et keegi ei oodanud, et me kõrgelt lõpetame. Ja meil vedas ka, et karikat võitis meeskond, kes oli seal kolmiku sees. Nagu. Mm-hmm. Ja 4. koht liigast läks Euroopasse mängida. Ja, aga tol hetkel tuli pakkumine Rumeeniast, üsna veel minu arvates oli ka saame ettepoole, sest Rumeenia jalgpall on palju atraktiivsem. Ja tingimused ka, minu isiklikud tingimused olid kordades paremad, kui olid Sloveenias. See oligi siis põhimõte, aga nad ei ostnud, ei olnud otse üle ostnud? Seal oli mingi ost, aga see ei olnud päris nagu avatud. Nagu. Ja, Rudariga me surusime kätt ja tänasime teine teist ja kõik said seda, mida nad tahtsid. Okei. Sellepärast ma mõtlesingi, et sul tegelikult oli 2-aastane leping, saite selle Euroopa koha, tundus nagu atraktiivne koht, ma mõtlesin, kas seal tekkis mingi teine ebakõla, aga hoopis oli see, et Rumeenia kõrgliiga Hermstad siis põhimõtteliselt ostis su üle. Paremate tingimustega. See ei olnud nagu nii päris suur summa, mille eest nad ostsid mind, aga sina said ikka paremad tingimused selles mõttes. Aga kuidas seal? Kuidas see kõik sul seal välja nägi? Selles mõttes, et seal oli jälle 2-aastane leping sul. Et kuidas sa seda kõik ise loomustad, mis seal Rumeenias sai? No algus oli päris nagu lootustandev ja hakkasime mängima, isegi hakkasime võitma punkte koguda ja siis septembri lõpus enne kondisse mineku tuleb peatreener mulle seal Hermannstadis ja ütleb, sa lähed praegu kondisesse ja äkki sa tuled tagasi ja mind ei ole enam siin. Ja siis ma olen täitsa šokis, siis mul on juba 3 kuuga seal hea kontakt temaga tekkis ja ta usaldas mind, ma usaldasin teda ja nad mängisid ilma minuta, mul olid vist kaardid või midagi. Ma jätsin vahele seda mängu ja nad mängisid Viiki ja päris hea meeskonna vastu nad mängisid Viiki, aga paraku nagu peatreener sai kinga ja tuli uus mees ja kui uus mees tuleb, kindlasti tal on oma mõtted peas. Ja ma võin öelda niimoodi, et juba talve keskel tema andis mulle teada, et ta ei arvesta minuga. Talve keskel juba? Jaa, nagu kui talve puhkuselt me tulime tagasi jaanuari alguses, siis ta juba otseselt ütles mulle, et pigem otsi endale uus klubi. Nii, ja mis edasi sai? Ma proovisin jälle talv. Mul on talvel alati oli raske midagi leida. Ma proovisin, mingid jutud olid, aga midagi huvitavat ma ei leidnud ja oli vaja lihtsalt ma jäin sinna, tegin trenni, vahepeal tegin trenni eraldi, vahepeal meeskonnaga, et ma olen täitsa külmutanud treeneri poolt, et ma käisin kaasa nagu võõrsil mängudes, ma tegin kõige, aga lihtsalt ma istusin stadionil ja vaatasin nagu tribüünides nagu.
Aga sellised hetked on ju mentaalselt ja vaimselt väga rasked. Väga rasked, aga... Kuidas sa nende asjadega üldse toime tulid? Et oli sul mingi perekond toeks või kuidas see hetkel käib? Perekond tol hetkel elas minuga, meie vanem laps oli 1 aastat vana vist, nad olid minuga koos ja muidugi pere aitab sind natukene teha seda switch ja töö aitab, kui mitte midagi sa ei tee ja lihtsalt mõtled, kui raske praegu on, siis ongi äkki tuleb mingi depressioon, kui sa nagu hakkad tegelema millegagi. Ma hakkasin käima iseseisvalt ka seal jõusaalis, veetsin palju aega perega ja üsna kiiresti see raske moment nagu käis ära, sest jalgpallis asjad võivad muutuda väga kiiresti. Mingid traumad, keegi sai, ma ei tea, punase kaardi, kollased kaardid ja juba vaikselt mina olen juba varumeeste pingil ja nagu aeg näitas, siis viimased 5 või 6 voorud pluss need ülemineku mängud kõige tähtsamad, kus me mängisime võrsil mäng 36 000 inimest, ülemineku mäng, esiliiga ja kõrgliiga. Et ma olen seal sees ja mängisin. Et ja me võitsime ka nagu, jäime liigas. Aga peale seda hooaega sa ei tahtnud selle enam jätkata? Selle treeniga ma enam ei tahtnud. Niikuinii mul sellist kontakti mul juba temaga ei tekkinud, et ta ausaldaks. Lihtsalt tal ei olnud teist varianti, lihtsalt tal oli mänge, keda ta ei meeldi, aga ta pidi mängima. Ja ma tegin kõik professionaalselt. Aga kas sa sellistel hetkedel küsid ka, et lähed treeneri juurde, et kuule, et mille pärast sa mind ära külmutad või nagu on sellised vestlused või kuidas siis? Muidugi, aga seal tuleb üsna tavaline vastus, et ma ei näe sind minu süsteemis või mängupildis või ja mis sa saad teha või otsida endale uut klubi või mul ei õnnestunud seda teha, ma lihtsalt panin suu kinni ja tegin vaikselt tööd nii tugevalt kui saan ja lõppude lõpuks nagu... Ja nüüd sa läksid siis edasi Araratti, Armeeniasse? Jah. Kuidas sa sinna jõudsid ja millal see oli? See oli suvel, täpselt pärast seda, kui me jäime Rumeenia kõrgliigasse me jäime ja oli puhkus, olin Tallinnas, helistab spordidirektor, tuli ka uus spordidirektor sinna, helistab spordidirektor, treener ja arvestas sinuga, ma juba ütlesin talle, et ma juba pool aastat seda jutu kuulnud, ma tean, aga ma ei lähe ära, kui ma ei lee endale sobiv klubi ja sobiv töökeskkond, nagu, mis mul teha, lihtsalt minna ära ja ilma klubita elada, mul on juba pere ja mul on vastutus mitte enda eest, vaid teise eest ka, oma pere eest. Väga aus. Ja, et aga kui tuli see Armeenia variant, see kindlasti nagu inimene mulle seal ütles, et päris huvitav variant, et meeskond mängib tiitli peale ja seal on kõik korras. Klubi sees. Aga sul oli seal mingi tuttav ees ka? Otseselt seal ei olnud. Lihtsalt see peatreener, kes töötas seal, ta on armeellane ja tal oli kogemus ka Armeenia koondises päris kaua, vist 5 aastat või 6 aastat ta töötas seal. Sergei Mošnikov mängis tema käe all Kasahstanis ja ta ütles, et see on päris hea treener ja päris hea inimene, et ära mõtle. Okei, vägev. Ja läksid sinna
Võitsid sel aastal siis Armeenia tiitli, Jah. on ju, aga kogu see ja tegite suurepärase hooajaga tegelikult ka ju Eurosarjas ja olite tegelikult väga lähedal ikkagi alagrupi turniirile Euroopa liigas, on ju, et räägime selle osaga läbi, et see on ikka selles mõttes päris huvitav. Mis su enda need esimesed mõtted üldse kogu sellest hooajast oli? Te vist karikas ka tegelikult kaotasid penaltitega vist või? Jah. Ja superkarikat me võitsime Nikita Baranova me võitsime. No, siis te saite tiitli, superkarika, aga tavalise tiitli kaotasite ja Eurosarjas napilt kukkusite välja. Räägi see kogu see hooaeg läbi, et kuidas ise, et tundub tegelikult paberil päris vägev? Ja, see oli päris huvitav nagu periood minu karjääris. Ma võin öelda üks huvitavamaid. Et me tuleme esimest korda see meeskond mängis meistrite liigat, me alustasime meistrite liigas ja juunis tegime juba ettevalmistusi ja esimene vastane meistrite liigas. Ja ainuke vastane. Tol ajal oli AIK, kus mängis Karol Mets, me mängisime teise vastu. Esimene mäng oli Armeenias, siis nad tulid meie külla, seal hingata vabalt sa ei saa, sest palav ja natuke mäe kõrgus on ka on olemas, et me võitsime 2-1 neid ja teine Stockholmis mäng me kaotasime 3-1 ja langisime. Siis 2 vastast me võitsime ja seal ainult Euroopa liiga oli. Ja konverentsiliigat ei olnud ju üldse. Aastad hiljem tuli konverentsiliiga. See oli 2019 siis... Ja, saime 4. ringi ja seal oli Tundelangiga. Ja, Luksemburgi meeskond, kes 3. ringis võitis Kaljut. Enne seda me vaatasime, et äkki 4. ringi saame Eesti meeskonna vastu mängida. See oleks ka väga huvitav tulla Alikoga arenale. Aga ei tulnud. Aga teil seda Tuudelangiga see mäng oli vist niimoodi, et te võitsite veel ju kodus, 2-1 võitsite ja sina lõid 90+3 võiduvärava ka veel. Mäletad seda? Jaa, hästi mäletan. Mis emotsioonid olid? Mis see sulle tähendas? No see on päris suur jalgpalli emotsioon oli, et äkki 15 000 olid tribüünidel ja kõik tõusid püsti. Et ma ise ei saanud aru, kuidas see välja tuli. Et ma mäletan, alguses oli niimoodi, ma olen varumeeste pingil. Ja vist treener otsustanud juba mitte kasutada mind, sest 1-1 seis oli ja lihtsalt ühel hetkel number 6 saab krampid endale. Ja ma lihtsalt tulen nagu varumeeste pingit ilma soojenduseta, nagu lihtsalt ei jää. On vaja. Ma panin kaitsme sisse ja juba 30 sekundit pärast ma olin juba platsil. Nagu. Ja siis ma mäletan, et ma võitsin dueli oma karistusala lähedal, panin lihtsalt pikka ette, kaugemale, nii kaugele kui saab nagu omast väravast. Ja siis vaikselt jooksen, meie ründaja seal millegiga tegeleb, proovib säilitada seda palli, ma jooksen ja niimoodi nii-öelda sörkides ja sain kuskile penaltipunkti lähedale ja keegi paneb mulle täpselt sööda vasku jala peale, no ei olnud muid varianti lihtsalt panna siis. Päris vägev. Aga siis teine kohtumine võõrsil 2-1 viiki ja tulid penaltitega kaotasite? Jaa, päris valus oli. Euroopa alagrupi turniirist välja. Uksed jäid kinni nagu, silma ees. On see sinu elu kõige valusam kaotus? Võib nii öelda või pigem mitte? On teisi ka olnud? Ma arvan, et jaa, kindlasti üks valusamaid. Isegi võib olla kõige valusam. Ja olid mingid mängud, kus me saime
jalgpallikoti endaga kaasa võtta, nagu päris valus kaasa on. Aga see, et suur jalgpall seal oli sammu kaugusel. Väga lähedal ikka, jah. Ma mäletan, et treener pärast seda ütles kohe nagu seal Luksemburgis 4 vaba päevad nagu. Taastuge. Ärge mõelge jalgpallist. Ja, päris karm. Sa olid seal kokku 1,5 aastat? 1,5 aastat, eks? Ja siis tulid tagasi sealt Levadiasse? Ja. Oli sul mingi variant kuskil välismaal jätkata või miks otsus siia Eestisse tagasi tulla oli? No tol ajal juba kui see hooaeg, kus me võitsime armeenlastega meistritiitlit, juba hakkas see koroona need asjad maailmas. Ja juba ma tundsin juba, et kõik see jalgpallurite liikumine on kuidagi ei olnud nii nagu aktiivne, nagu oli ennem, täpselt esimese suvel, kui koroona algas. Ja esiteks oli niimoodi, et pärast, kui me võitsime meistritiitlit, Armeenia meeskonda juhtkond otsustas nagu valandada peatreeneri, kõik staff. Aga miks siis? Ma ei tea, keegi ei tea. Äkki nendel oli mingi omavaheline konflikt, me ei teadnud sellest midagi, meile keegi ei rääkinud. Sest me isegi ei ole vaja meile teada, mis seal toimub. Meie asja on jalgpalli mängida. Aga kui uus peatreener tuli, omad nägemused ja mulle ja 4 veel välismängijad, nad ütlesid, et te võite vabalt otsida endale uut klubi. Ja siis jälle see vana jutt, et kui ma ei leia midagi endale sobivad, siis ma jään. Ja ma jäin sinna veel üks raske periood, päris edukat hooaega, ma veel pool aastat seal tegin trenni, aitäh nendele, et ma tegin trenni esindusmeeskonnaga, et sain nagu jalgpallit tunda natukene, aga seda mängurütmi mul ei olnud ja ka oli valus nagu tribüünidelt vaadata. Siis tulid Levadiasse. Esimene hooaeg ju Levadias õnnestus hästi. Teise hooaja lõpus läksid Levadiast laiali nii, et loen siit ühest intervjuust välja, et sa said internetist teada, et lahkud Levadiast ja põhimõtteliselt kutsuti siis detsembri lõpus teid uuesti treeningule neid inimesi, kellel siis leping hakkab lõppema, et sa olid täiesti pettunud ja sinu jaoks ei olnud see juhtkonna käitumine väga normaalne. Ja, see on tõsi, niimoodi oli, et esiteks seal vahetus juhtkond, et see oli uus juhtkond ja nad otsustasid kohe käituda nii-öelda, ma võin öelda julgelt juba vanuritega, et ma olin juba 7 aasta seal, et nad otsustasid niimoodi teha, et esialgu informatsioon oli selline, et tuleb uus treener, uus juhtkond juba on siin koha peal, tuleb uus treener ja kõik, kes ilma lepinguta ja saavad ennast näidata detsembris uuele treenerile. Ja ma olin valmis, mul polnud mingid probleemi, et mul ei olnud kunagi sellised mõtted, et kuule, mina olen superstar ja ma olen 7 aasta siin ja mis ma pean näitama seal. Pole probleemi, uus treener tuleb, ta tahab näha. Ma ei tea, kuidas mõni jalgpallur söödab, kuidas ta jookseb ja niimoodi ja niimoodi. Aga lihtsalt see oli puhkus juba ja esiteks sel hommikul ma sain notificationi, et WhatsAppi grupis sa oled emaldatud ja siis panen Sokkerneti, nagu ma teen iga hommik nagu Sokkerneti avan ja seal esimene artikkel juba. Oota, aga sa ei saanudki siis näidata,
ei saanudki? Mul ei andnud seda võimalust üldse. Ma ei olnud seal, jah. Okei. Ma mõtlesin, et sul ikkagi see võimalus anti, aga et sa ise keeldusid, aga seda ma niipidi ei teadnudki. See nagu... Seda šansu mul ei olnud. Näiteks Kuro Torresele ennast näidata. Huvitav. Väga huvitav. Okei, siis Nõmme Kaljusse läksid. Uut hooaega alustasid seal, 13 mängu tegid ära, tuli pakkumine Rumeenia esiliigast. Läksid Rumeenia esiliigasse. Seal tegid 1+1 lepingu, mis tähendas, et kui meeskond õnnestub tõusta siis esiliigast kõrgliigasse, pikeneb see automaatselt, aga seda sa oled vist ise kirjeldanud, et see on hea seiklus, et mis see oli päris huvitav. See oli päris huvitav, et kunagi ma ei osanud isegi ette kujutada, et sellised asjad võivad tekkida jalgpalluri karjääris, nagu, et sa teed lepingu, kõik meeskond mängib võidu peale, titli peale, et hea meeskond päris meil oli. Et mängisime ja novembri lõpus nad said aru, et litsentsi nad ei saanud. Et kõrgliigas mängida. Seal on mingi asi, et klubi peab 51% olema nagu privaatses kätes nagu. Mitte meil oli nagu linnavalitsus oli omanik ja kõrgliigas niimoodi sa ei saa mängida. Et mingi privaatsponsor sul peab olema, kes omandab 51% klubist. Ja selle pärast nad ei saanud litsentsi. Aga mis selle edasi sai, siis mis sa seal tegite? Ma rääkisin selle juristidega või lawyer. Ja et mis teha üldse, et ma ei taha nendega esimesena minna rääkida, milleks ma teen oma töö ära ja las tuleb see, mis tuleb. Aga nad ise said aru, et kui nad võtavad seda koha, esimene või teine koht, mis otseselt nagu, annab sulle otse piletit kõrgliigasse, ja nad ei saa sinna, siis leping mul on kehtiv. Ja selles hetkeks juba nad hakkasid vaikselt valmistuma mind selleks, et ma lahkusin. Aga oli seal teisi mängijaid samamoodi või? Et nagu kellega ei ole, mul oli. Oli ainult sinul selline. Aga ma olen neid lugusid lugenud küll, aga räägi teistele ka, missugu seal tehti siis või miks, et sa pidid staadionile mingid ringe jooksma, ma tean seda lugu. Ja et teised mängisid jalgpalli, sina üksinda jooksid. Ja ümber neid, lihtsalt vaatasin. Et no mis teha, see oli juba siuke, ma võin öelda nagu avameelselt, et see oli konflikt juba, kui ma hakkasin jooksma juba, see oli konflikt nende poolt tehtud, sest kui inimesed, keegi juhtkonnast teeb mingi vee ja tuleb mulle, et lihtsalt mine ära siit ja ilma mingi kompensatsioonita see ei ole päris see asi, mida sa tahad kuulda, kui sa oled 30 aastat vana. Ja. Aga kuidas see lahenes siis lõpuks? Me saime kokku leppima 5 nädalat see nii-öelda sõida käis meie vahel. Ja lõpuks me saime nagu mingi lahenduse, et mina olen valmis lahkuma ja nemad ka. Said aru, et niisama ma ei lähe. Siis aga siis sa tegid mingi aeg, tulid Eestisse, tegid lihtsalt trenni või? Jaa, ma otsustasin tulla Eestisse, sest teine poeg sündis juba, ta oli veel 4 või 5 kuud alles. Abikaasale kindlasti oli vaja abi ka. Plaan algselt oli, et nad tulevad siia. Nad tulevad sinna Rumeeniasse pärast uut aastat, aga jalgpallis kõik muutub väga kiiresti või üles või alla.
aga kuidas see siis helistas sõber Vastjuk, Bogdan? No alguses ma tulin siia veebruari alguses ja proovisin siin Eestis leida midagi. Et tol hetkel ma ei leidnud. Aga keegi ei pakkunud või? Või mis seal oli siis? Otseselt ei olnud mul konkreetset pakkumist. Olid rääkimised klubidega, keegi ütles, et neil on päris palju mängijaid sellel positsioonil, kus mina mängin. Ja teised ei olnud huvitatud ja ma sain aru, et see oli kõige raskem. Vot see, ma arvan, kõige raskem oli moment minu karjääris, kus ma olen 4 kuud ilma klubita ja ma olen nii-öelda tänulik Paide-linna meeskonnale, et läbi Nikita Baranovi. Ma sain luba, et teha trenni nendega, seal oli tuttav peatreener Ivan Stoikovitš, kellega me 2 kuud me töötasime Levadias ka tol aastal, 2022, jah. Ja tegin nendega treeni, tegin kõik treenid, mis olid kuskil pea sees, südame sees, ma ka nagu tegin treeni niimoodi, et äkki pakutakse midagi. Et äkki ma tõestan, et ma olen vääriline selles, aga no jalgpallis on niimoodi, et vahepeal sa pead tegema maksimumi kogu aeg, aga vahepeal olukorrad võivad mitte sinu kasuks tulema. Ja Paidest ma ei saanud mingit ettepanekut nagu allkirjastada midagi. Ja siis juba suvi oli käes, juuni algus, kõik see business Euroopas ja maailmas ka, need transferid ja kõik hakkab vaikselt liikuma ja siis Vašukiga me rääkisime, lihtsalt elust rääkisime, kuidas läheb ja nii edasi ja nii edasi. Ma ütlesin, no, kui sul on mingi inimene, kes saab mulle aidata seal Kesk-Aasias midagi leida, ta ütles, meie meeskond nagu otsib number 6 kindlasti. Ma kohe helistan, küsin. Ma ütlesin, no kui niimoodi sa võid teha, siis sa oled parim agent minu ees. Ja tema oligi. Oota, aga sa läksid sinna siis, nad tahtsidki number 6, läksid sinna testima või kohe tehti leping või kuidas see välja nägi? No seal on ka, seal inimesed on ka omamoodi huvitavad, et alguses kõik oli juba suuliselt juba kokku lepitud, et ma lähen allkirjastama, kui me tuleme, hakkasime trenni tegema, siis me saame juba 5.–6. päeval, et keegi meile niisama nagu paberit lauale ei too, nagu hakkasime juba seal rääkima, et kus on meie lepingud nagu. Isegi Bogdanil tol ajal, kus ta tuli, tal kehtiva lepingut ei olnud taskus nagu, nii-öelda. Päris huvitav. Ja. Nad vaatasid, me mängisime 1 või 2 mängu ja siis kõik paberid olid juba tabeli peal. Et niisama nad ei tahtnud midagi anda ja nad tahtsid vaadata. No kuidas see palavuse ja sellise asjaga selle harjumine oli? No sul on see Ararat ja Armeenia taust oli olemas, aga kuidas see kõik see kliima ja see oli seal? No ma võin öelda, et Kuveitis siuke tõeliselt palav. Et kui me kell 6 hommikul me maandusime seal, läksime lennujaamast välja, ma kohe küsisin Bogdani käest, et kuidas siin jalkat saab mängida üldse nagu. Praegu, mida ma tahan, lihtsalt kuskil maja sisse hüppata konditsioneeri alla nagu. Aga oli seal, tegite siis hommikul ja õhtuti trenni või kuidas see välja nägi, siis päeval on täiesti kuum seal? Trennid olid kell 8 õhtul.
ja siis juba, no näiteks keskpäeval oli temperatuur kuskil 50 ja siis õhtuti juba kuskil 38-40. No siis sa harjud ära, esimesed 2-3 nädalat äkki raskelt tulevad, sest no seal on ka kuiv õhk, nagu niiskust ei ole nii palju, et sa jookses, sa teed kõige trennis, aga sa oled kuiv. Sa higiseks sa ei saa. See oli päris nagu, et kui mingi joogipaus oli, me proovisime iga kord nagu jood ja natukene endale isse higi teed, natukene värskindanud enda. Aga kuidas need tingimused olid? Et nagu staadionid asjad, treeningtingimused? Päris head. Kõikidel meeskondadel oma staadion seal. Et head muru väljakut ja saab naudida. Aga elasid hotellis või kus? No see oli nii-öelda apartamendid, aga hotelli moodi nagu, et meil reception all oli, et oli väike bassein väljas, et saime tastuda. Pigem oli nagu head tingimused? Jaa, elamistingimused konkreetselt meil oli head. Aga taseme mõistes me ei tea sellest liigast mitte midagi, selles mõttes, et oskad sa võrdlusi tuua, et kui need meeskonnad omavahel peaks siin Eesti satsidega mängima, oleneb ka, kas mängida seal või Eestis muidugi, see on loogiline, aga mis see tase seal on? Ma võin öelda niimoodi, et tõesti S4 kindlasti seal esiliigas. Ma räägin praegu esiliigas, kus me mängisime. Kindlasti nad võitleksid esikoha nimel. Aga seal on selline asi, et kohalikud mängijad, nad on tehniliselt väga osavad, aga füüsiliselt nad on väga nõrgad. Ja kõik klubid, neil on lubatud 5 välismängijat endale registreerida ja nad tahavad mingid targad või kiiremad tehniliselt mingi driblinguga välismängijaid või keskele kedagi, kes nagu füüsiliselt vormis saab joosta, saab kaista, töömaht oleks suur nagu. Nad otsivad seda ja need välismängijad teevad seda erinevust seal. Aga selles mõttes, kui sa ütlesid, et nad ise ei ole, nad on kohalikud mängijad, on tehnilised, aga kas nad ei jaksa siis joosta või nad ei ole füüsiliselt tugevad või mis? Või nad joosta jaksavad, aga lihtsalt nad ei tee nagu mingid siuksed jõusaali treeningud, siukseid asju üldse pole või kuidas? Jõusaali treeningud, no ei ole nii palju nagu Euroopas kindlasti. Meil oli peatreener, konkreetselt Shababis, meil oli peatreener Montenegrost ja ma võin öelda, ta on päris vana kooli treener, et meil ettevalmistus oli väga, väga raske. Et, aga vana kooli moodi, et me jooksesime, me hüppasime, Paalav või ei ole Paalav, teda ei huvitanud. Et ettevalmistus meil oli päris tugev ja selle pealt, ma arvan, meie meeskond nagu sai nagu teise koha kätte ja piletid kõrgliigasse. Aga miks te sinna ei jäänud, kui te kõrgliigasse saite? Ka vana hea vana hea asi, et muutub kõik väga kiiresti. Spordidirektorid 2, meil oli 2 neid. Nad vahetusid, tulid teised inimesed ja kõik välismängijad nad saatsid ära ja tulid uued sinna. Ja seal on nagu iga aken midagi toimub, iga transferi aken.
et sellepärast seal on see limiit oli 5, on ju? jaa, 5 5. mängijat. Ma võin öelda niimoodi, et sellel hooajal, kus me mängisime, nad vahetasid hooaja jooksul 3 ründajat. Need kõik olid välismängijad. Et kui ründaja tuli 2-3 kuud, sa ei näita midagi, kui sa ei näita midagi, palun. Ja. Võtame lepingud tehti aastased? Aastased, jah. Aastased. Isegi 10 kuulised või... Nagu hooajapõhised. Ja. On sul mingi naljakaid lugusid ka rääkida nendest? Sul on nüüd seikasi oma jagu olnud siin lõpetades selle sama Kuveidi esiliigaga välja, et on sul mingid huvitavaid naljakaid lugusid ka kohe niimoodi varnast võtta, kui ma küsin? No praegu peast väga raske. No ma proovin midagi. No Kuveidis Bogdaniga oli väga lõbus, nii öelda, aga no kõige nagu ma juba kuskil rääkisin sellest mingis intervjuus, et me seal isegi kohalike mängijatega Kuveidis me tegime nalja, kui keegi midagi lubas või midagi ütles sulle, et homme teeme ja siis pärast seda ta ütleb sulle inshallah, siis nagu kõik naeravad ja ütlevad ei. Sa vist ei taha teha seda homme või no siuke asi, et nagu neil on kogu aeg, kui midagi nad tahavad sulle lubada, aga nad ei ole 100% kindlad, et nad teevad seda, sest nad kogu aeg nagu lause lõpus ütlevad sulle, et kui Jumal annab, siis kõik tuleb hästi nagu. Näiteks tavaline küsimus, eile oli palgapäev, nagu, millal maksate? No, inshallah next week. Siis sa tead, et ei tule veel. Ja. Äkki tuleb, aga keegi sulle ei garanteeru. Aga seal ma veel tahan täpsustada, aga ma kohtusin seal ainult hea inimestega, et lõppude lõpuks kõik asjad, mis meil oli vaja, me saime. Väga. Nüüd, sa tulid siis tagasi veel Eestisse peale seda otse nüüd Kuressaarde. Mul oli selline küsimus, kas keegi teine siis ei uurinud tausta või? Et kui Kuressaarega tegid lepingu nüüd eelmisel aastal, kas keegi teine ei tahtnud? Mõni teine klubi? Jah, Eestist. Ma mõtlen just Eestist. Ei, tol ajal mul ei olnud... Ainult Kuressaare oli laua peal ja ma kaua ei mõelnud. Ma tahtsin kohe alustada jalgpalli mängida ja see on, ma arvan, minu vanuses juba see on parem, kui istuda kodus divani peal ja teha iseseisvalt trenni ja loota, et äkki mõni teine nii-öelda parem variant tuleb, et ma olen väga tänulik Kuressaarele, juhtkonnale, treeneri, staffile, et nad võtsid mind. Aga kuidas see tuli? Kuidas nad sind üles leidsid või sa ise võtsid ka kontakti ja ei võtta? Sander Post helistas. Oligi nii? Jah, et me rääkisime temaga, et ta ütles kohe, et neil on vaja nagu lisajõudu, et ja ta praegu, tol hetkel ta vaatas nagu kogenute mängijate poole nagu ja mina olen vaba ja kõik asjad kuidagi väga kiiresti klappisid, et mul oli soov kohe alustada trenni tegema meeskonnaga ja mängida. Ja nendel oli vaja. Ja. Sa ei tahtnud ootama jääda. Ja, kõik asjad, kõik puzzle-tükid said kokku. Sa olid aastaid Levadia mees ja nüüd liitusid Floraga. Paljud fännid ütleksid, et sa oled eluaegne Levadia mees, et kuidas sa saad Flora särgi üldse selga tõmmata? On sul endal ka enda peas mingisugune konflikt sellega või
või sinu jaoks see ei ole üldse mingisugune küsimus? Mul ei olnud ja ei ole praegu ja ei tule kunagi mingit konflikti enda sees, et ma kunagi olin Levadia mängija ja praegu olin Flora mängija. Ma olen väga õnnelik praegu, et ma sain Floraga liituda, sest see on tituleeritud klubi, kus on kõige paremad tingimused jalgpalluri jaoks ja klubi, kes mängib kõrgete saavutuste nimel. Oled sa kunagi selles mõttes huvitav, et selles mõttes, et sa mängisid, ma ei tea, mitu hooaega sul tuli Levadias kokku? 7 hooaega. 5+2. Jah, 5+2. Sel hetkel sa kindlasti ju selles mõttes ei mõelnud, et ma kunagi hakkan Floras mängima. Või mõtlesid või pigem on see... Ei mõelnud. Niimoodi ma kunagi ei mõelnud. Ma võin öelda niimoodi, kui Kostja Vassiljev sai Flora peatreeneriks. Siis äkki mingi mõte, kui ma seda artiklit nagu nägin, et mul on veel olemas teoreetiline šanss tema käel mängida, lihtsalt teoreetiline. Et ma olen veel mängija, aga tema on juba peatreener. Yeah. Aga see ei olnud seotud sellega, et ma tahan ja pean Florasse minema. Ma olen Kuveitis tool ajal. Et... Okei. Võtame siit, ma ühe asja küsin veel selle sama teema kohta, selle Levadia Flora vastasseidu, sellepärast, et Eestis meil see on hästi kaua olnud. Kui oleks Levadia teinud samasuguse pakkumise, nagu Flora tegi sul sel aastal? Flora. Saaks Florast sealt tuld? Aga mis see taust on? On see pigem lihtsalt selle viimase lahku mineku taustal või on seal mingi teine põhjus? No lihtsalt, kui ma arvan niimoodi, et kui juba üks leht minu raamatust juba kinni pandud, ei ole vaja tagasi keerata seda, et on vaja edasi minna ja uued emotsioonid, uued kogemused endale leida ja ma olen väga õnnelik, et ma olen praegu kohas, kus see kõik, ma loodan, et kõik see õnnestub. Vägev. Lõpetuseks, sa hakkad mängima numbriga 67, eks? Ja hooaja jooksul kõik vaatajad, kuulajad kindlasti näevad seda numbrit ka. Räägi see lugu ära, miks just see number? No, minu jaoks see number tähendab, et see on 7. kuu, juuli, 6. päev. See on päev, millal ma sain isaks ja see on ka päev, et minu abikaasa sünnipäev ja ka tema ema sünnipäev. 3 sünnipäeva ühes päevas. 6. juuli, jah. No päris huvitav. Päris huvitav, ja enne seda see tuli ka, kui ma allkirjastasin Hermannstadiga, siis me olime laagris kuskil Sloveenias Rumeenia meeskonnaga ja ma lendasin tagasi pärast seda, ma lendasin tagasi Eestisse ja 6. juuli tuli ja tütar sündis. Ja siis pärast seda ma kohe seal sünnitusmajas, selles sünnitusmajas juba ütlesin abikaasale 67. Ma tean, mis numbriga. Ma hakkan mängima ja lõpetan oma karjääri. Päris vägev. Suurepärane, meie tõmbame ka otsad kokku. Aitäh sulle, Ilja, et sa saatesse tulid. Vägev intervjuu, vägevad seiklused ja loodame, et need seiklused kestavad siin Eestis veel aastaid ja tänud sulle panusest ka Eesti jalgpalli. Meie ka täname kõiki kuulajad vaatajaid, nii et olge mõnusad ja varsti näeme ja kuuleme.